Maailmakuulus koopasukelduja Jill Heinerth oli tegemas ajalugu, sukeldudes Antarktikas maa suurimasse jäämäkke. Aga midagi läks kohutavalt valesti. Vangistades ta jäisesse hauda. See on tema tõesti sündinud lugu. Poopad tekivad, kui vesi uuristab aja jooksul teed läbi lubjakivi. Sama juhtub ka jää sees, isegi tohututes tükkides, mis meie ookeanides hõljuvad. Kuid jääkoobad ja lubjakivikoobad erinevad olulisel määral ning neil on omaette väljakutsed. Jill Heinerth oli peagi seda ise kogemas. Jill seisis jäätunud mere äärel süda põksumas. Tema ees lebas hiiglaslik jäämägi, iidne ja võõras. Ta oli tulnud sellesse Antarktika kaugemasse nurka ühe eesmärgiga, olla esimene inimene, kes uurib selle salapäraseid koopaid. Võttes sügava hingetõmbe kargest polaarõhust kogus Jill endas julgust. Sukeldumine oleks ohtlik, kuid tundmatu kutse sundis teda edasi liikuma. Ta oli terve elu selleks hetkeks valmistunud. Juba väikesest peale, kui ta kasvas üles Kanadas, paelusid Jilli need varjatud imed, mis peitusid lainete all silma alt ära. Nüüd, oma karjääri tipphetkel veealuse uurijana, oli ta valmis ajalugu tegema. Tõmmates harinud vilumusega selga Calypso, kontrollis Jill oma varustust korduvalt üle. Tema kaassukeldujad Wes ja Paul valmistusid tema kõrval. Nende elevus oli lausa käega katsutav. Ta vaatas neid hellalt. Wes, tema usaldusväärne mentor, ja Paul, tema armastatud abikaasa. Koos julgesid nad sukelduda jäämäe jäisesse sügavikku. Viimast korda sügavalt hingates astus Jill sodiaagilt maha ja sukeldus pimedusse. Vesi haaras ta halvavasse haardesse, röövides kopsudest õhu. Tal kulus kogu oma raskelt teenitud kogemus, et mitte paanikasse sattuda. See oli tema karjääri kõige külmem sukeldumine, kuid ta pidi jääma rahulikuks. Tema kõrval pritsisid Wes ja Paul Musta merre. Ta jälgis neid tähelepanelikult, märkides, kuidas nad võitlesid halastamatu külma vastu. Nende ülikonnad täitusid veega hetkega. Kõigist sukeldumistest tema ulatuslikus ja muljetavaldavas karjääris pani just see proovile nende kõigi piirid, ning tema teadmata viis see katastroofini. Jilli kustumatu uudishimu tärkas juba varakult. Sündinud Kanadas Torontos möödus tema lapsepõlv avastuste ja imestuste keskel. Pühapäeva õhtuti vaatas ta Jacques Cousteau veealuseid dokumentaalfilme, olles täielikult lummatud. Kui teised tüdrukud unistasid printsessidest ja popstaaridest, siis Jilli kujutlusvõime rändas planeedi kõige pimedamatesse sügavustesse peidetud saladuste juurde. Kuules neelas Jill lugusid varasemate aegade teerajajatest. Marco Polo, Columbus, Armstrong. Nende julgus tundmatusse minna puudutas teda sügavalt. Ta igatses avastada peidetud paiku, mis on täis saladusi, mis ootavad paljastamist. Kui Apollo missioonides säravad pildid maailma lummasid, oli Jill täiesti vaimustuses. Ta anus vanemaid, et nad lubaksid tal astronaudiks saada, kuid vanemad jahutasid tema ambitsioone õrnalt. Kaasmoser Eisid ei olnud 1960-ndatel Kanada tüdrukutele võimalikud. Jill ei lasknud end sellest heidutada ja leidis inspiratsiooni hoopis kodu lähedalt. Ta liitus Kanada gaidiorganisatsiooniga, kus tugevad naismentorid andsid eeskuju võimekusest ja enesekindlusest. Nad näitasid Jillile, et ka tüdrukud võivad olla julged avastajad. Jill õppis Yorki ülikoolis visuaalset kommunikatsiooni, omandades oskusi, mis aitaksid tal jäädvustada neid imesid, mida ta igatses avastada. Pärast lõpetumist asutas Jill omaenda graafilise disaini ja reklaamifirma. See töö tõi küll leivalauale, kuid tema süda ei olnud selles. Nädalavahetustel põgenes Jill linnast, et sukelduda Huroni järve jäistes vetes. Vaiksetes varjatud paikades lainete all liikumine kustutas tema avastamiskihu. Ta igatses täielikult veealustesse seiklustesse sukelduda. 26-aastaselt väsinuna 9-5 rutiinist otsustas Jill selle sammu astuda. Müües oma ettevõtte kolis Jill Kaimani saartele, et töötada sukeldumiskeskuses. Seal kinnistasid 1000 sillerdavat sukeldumist tema kutsumuse. Ta oli leidnud oma eesmärgi. Selles uues elus lainete all seisis Jill silmitsi uute väljakutsetega. Sukeldumismaailmas valitsesid endiselt mehed ja uustullukaid oli harva. Ta oli sageli ekspeditsioonidel ainus naine, kellelt oodati pidevalt enese tõestamist. Meessukeldujad suhtusid tema oskustesse ja tehnilistesse teadmistesse üleoleval. Väljakujunenud hoiakud takistasid pidevalt tema teed. Kui ta püüdis saada koopasukeldumise sertifikaati, mis oli oluline verstapost, ähvardas seksism tema ambitsioonid peaaegu rööpast välja viia. Jõudes edasi jõudnute tehnilisele kursusele, leidis ta, et juhendajad olid avalikult jahmunud, et ta üldse vastas osalemise nõuetele. Sunnitud jäämiseks tegema mõttetuid järeleaitamisülesandeid, kihas Jill vihast.
Hiljem, olles ainus naine eliitse kooppasukeldumise konverentsil, tundis Jill teravalt seda ebamugavust, mis kaasnes selle meheliku maailma piiride ületamisega. Instruktorid lõid talle külge ja meessukeldujad seadsid kahtluse alla tema õiguse ja kvalifikatsioonid seal olla. Jill tarus nende skeptilist pilku stoilise väärikusega. Ja kui Jill otsis eriväljaõpet oma eeskujult, legendaarse kooppasukelduja Shek Exlilt, keeldus ta tema palvest otse kohe. Ta uskus, et kooppasukeldumine on naiste jaoks liiga ohtlik. Nendel varajastel päevadel pidi Jill võitlema mitte ainult ohtlike koobastega, vaid ka suretud vennaskonna igapäevase šovinismiga. Heidutamata jätkas ta visalt ning aastaks 2001 oli Jill Heinert kinnistanud end üheks maailma juhtivaks kooppasukeldujaks. Kuid uute piiride järele näljane, Jill pööras oma ambitsioonid maailma sõna otseses mõttes lõunapoolseimasse otsa, Antarktika salapäraste jääkoobaste poole. Oma piiritu kujutlusvõimega mõtiskles Jill, kas tohutute jääkilpide all võiksid eksisteerida stabiilsed koopad, peidetud ja uurimata. Antarktika veealuste alade kohta oli vaevu midagi teada. Selle mered olid kõige külmemad ja karmimad kogu maailmas. Piisavalt ohtlikud, et valmistumata inimene sureks minutitega. Mandrill oli tehtud vaid käputäis julgeid teaduslikke ja sõjalisi sukeldumisi. Kooppasukeldumine seal oli pigem fantaasia, liiga ekstreemne, et seda üldse kaaluda. Keegi peale Jilli ei uskunud, et see on võimalik. Tema ettepaneku lükkasid kõik küsitletud teadlased kategooriliselt tagasi. Austatud polaaruurijad lükkasid selle hulljulge idee kohe kõrvale. Isegi sukeldujate kogukonnas peeti tema plaane absurdseteks, lausa enesetapjalikeks. Koopad ei saanud lihtsalt eksisteerida Antarktika pidevalt muutuvates jäämassides, kuid Jill ei lasknud end sellest heidutada. Tema usk sellesse ideesse oli kõigutamatu. Antarktika jäämäed ei olnud staatilised nagu polaarjääkilbid. Tugevate ookeanivoolude mõjul murdusid ja pöörlesid hiiglaslikud jäämäed nagu aegluubis Ameerika mäed. Kui voolav sulavesi suutis kujundada koopaid läbi tahke lubjakivi aastamiljonite jooksul, arutles Jill, siis kindlasti suudaks see uuristada peidetud õõnsusi ka hiiglaslike, aeglaselt sulavate jäämägede sees. See oli lihtsalt õige jäämäe leidmise küsimus. 2000 aasta alguses langes Jillile sülle võimalus. Hiiglaslik BB-15 jäämägi murdus Rossi jääriiulist, mis on Jamaikas suurem ulatuslik ujuv jääväli. See oli suurim jäämägi kogu teadaolevas ajaloos ja Jill sai kohe aru, et see oli saatus, mis teda kutsus. See oli võimalus, mida ta oli terve elu oodanud. BB-15 jäälabürindis varitses jäine maailm, mida ükski inimsilm polnud kunagi näinud. Kui kusagil Antarktikas eksisteerisid tohutud koopad, oli ta nüüd veendunud, et BB-15 oli see koht. Kuid ilma tõenditeta oleks National Geographicu veenmine sellise riskantse ettevõtmise rahastamiseks peaaegu võimatu. Ta teadis, et neil oleks vaja vapustavaid kaadreid, et üldse võimalus oleks. Ta kutsus appi oma usaldusväärse sõbra Wes Skylisi ja koos töötasid nad välja plaani. Nad otsustasid teha julge panuse ja rahastada omast taskust väikese luuremissiooni jäämäe juurde, tuginedes vaid usule. Kui nende teooria osutuks tõeks ja nad jäädvustaksid Antarktika puutumatute koobaste hingematvaid pilte, oleks National Geographic sunnitud projektiga kaasa tulema. Jättes selja taha kõik tsivilisatsiooni mugavused, reisisid Jill, Wes ja 17 inimest maa lõunatippu. Kui nende laev pärast 12 kurnavat päeva merel BB-15 lähenes, nägi Jill nende kohal kõrguvat jäämassiivi. Pisaraid tikkus silma. Kõik need aastad unistamist ja planeerimist olid viinud selleni. Kusagil selle hiiglasliku jäämäe all peitus salajane maailm, mille leidmise nimel oli ta kõik kaalule pannud. Läbikukkumine ei tulnud enam kõne allagi. Zodiac-paat liugles mööda järske jääkaljusid, mis kõrgusid nende kohal nagu Alpide mäed. Jill uuris siledat pinda, otsides pragusid või lõhesid, mis võiksid viia BB-15 varjatud sügavustesse. Kui tema julge hüpotees oli vale, lõppeks nende ekspeditsioon enne, kui see alatagi jõuaks. Seal märkas Jill paljutõotavat lõhet, mis tungis sügavale jäässe. Põksuvate südametega sõitsid nad mootorpaadiga kitsasse lahe soppi. Kui seinad nende ümber kokku tõmbusid, oli Jillil vaevu võimalik hingata. See oligi see, tõe hetk. Kui siin ootasid avastamist fantastilised jääkoobad, siis see oleks nende sissepääs. Ta andis Vesile ja Paulile julgustava naeratuse, kuid tema kõht oli sõlmes. Luidiini külm vesi võiks nad minutitega tappa, kui midagi valesti läheks, ja selles karmis polaarmaailmas oli elu ja surmavahe hirmuäratavalt õhuke. Aga nüüd tagasipöördumine muudaks nende pika teekonna mõttetuks. Ta püüdis vaigistada peas karjuvaid kahtlusi. Nad olid tulnud liiga kaugele, et taanduda.
Jill oli närvis mitte enda pärast, vaid Wessi ja oma abikaasa Pauli pärast, kes temaga liitusid. Kuigi nad olid suurepärased sukeldujad, oli see nende esimene jääsukeldumine, kõige külmem üldse. See kaardistamata jäämägi oli tundmatu territoorium. Kivide külge köite sidumise asemel kasutati jääkruvisid. Niipea kui nad vette sisenesid, täitus Wessi ülikond täielikult veega. Pärast katastroofilist minutit filmimisel läks vaja kogu meeskonda, et ta tagasi pardale tõmmata ja nad päästsid ta elu napilt. Nad tormasid temaga sisse, et teda soojendada. See oli sünge algus. Pärast Wessi napikat sukeldusid Jill ja Paul uuesti. Meri torkas teda nagu 1000 pistoda, sundides õhu järsu ahmatusega kopsudest välja paiskuma. Jäine vesi tungis halastamatu kiirusega tema ülikonda. Nad vajusid alla, ülevalt tulev hämar valgus kadus kiiresti. Siis 130 jalga allpool pinda avanes šaht võõrasse maailma. Jilli süda jättis löögi vahele, kui ta oma valgusega ülevarjatud meremaastiku libistas. Filtreerijad õõtsusid voolus hüpnotiseerivalt. Jõulupuukujulised ussid klammerdusid seinte külge nagu tulnukate ehted. See veealune paradiis kihas elust. Jill märkas haigutavat tühimikku, mis avanes jäämäe keskmes. Ootusärevusest värisedes ujus ta sisse. Tunnel jätkus lõputult jäisesse pimedusse. Siis äkitselt avanes see tohutusse kambrisse, mille laed helkisid eeterliku sinise valgusega. Jilli tuju tõusis. See oligi see, Antarktika esimene jääkoobas. See oli päris ja see oli suurepärane. Ta tahtis oma vaimustust kristallselges õhus välja karjuda ja seda hetke igavesti endasse talletada. Aga ta hoidus sellest, soovimata seda puutumatut maailma häirida. Nemad olid esimesed inimesed, kes tungisid jäämäe pühamusse ja Jill oli aukartusest jahmunud. Sügavamale minnes sadas neile äkitselt pragudest ülevalt alla ämblik homaari meenutavad isopoodid. Ebamugava kohtumise järel neid maha raputades liikusid nad edasi pimedasse tunnelisse. Jää ägises ja praksus kõhedalt merepõhja vastu. Selle dünaamilisus tekitas neis rahutust, hoolimata selle võõrast ilust. Siis läbis Jilli keha sügav vibratsioon. Ümberringi vaadates tundus kõik korras olevat. Nad jätkasid uurimist. Alles tagasi jõudes nägid nad, et katastroof oli juhtunud. Jilli õuduseks oli nende kitsas tagasitee pinnale suletud, ummistunud langenud jää suurte tükkidega. Papanika kerkis teemas üles, kuid ta võitles selle ohjeldamise nimel. Varasem müra oli olnud ukseava kokkuvarisemine. Kuubas oli otsustanud hoida neid oma jäistes sügavustes lõksus, alalises jäätunud hauas. Jill vaatas meeleheitlikult jäämäe seinu. Nad pidid leidma väljapääsu. Hirm võis vallandada ainult halbu otsuseid. Ta pidi jääma rahulikuks. Õnneks märkas ta sakiliste jääkamakate vahel kitsast pragu. Ükshaaval pressisid nad end läbi selle klaustrofoobilise tunneli, lükates ja tõugates. Terve igaviku hiljem, jõudes 20 jala sügavusele, nägi Jill, kuidas Wes ja meeskond üleval tähistasid. Hiljem said nad teada, et üks jääkamakas oli alla kukkunud ja koopasuue sulgenud. Selle lain oli nii hiiglaslik, et see oleks peaaegu Zodiaci kummuli keeranud. Polnud kindel, kas paar ellu jäi. Kõik, mida nad teha said, oli loota keset lahti rulluvat tragöödiat. Alati professionaalina jäi Jill ka sel päeval veel ühe sukeldumise suhtes optimistlikuks. Nüüd oli neid jäämäe väljakutsetega rohkem kogemusi. See oli endiselt kaardistamata territoorium, kuid edusamme oli tehtud. Sukeldudes taas jäämäe embusesse tundus koopasuu stabiilne. Sees märkas Jill väikest voolu, mida ta varem polnud tundnud. Järk-järgult tugevnes vool ja siis paiskus äkitselt võimsalt. Ta surus käe merepõhja, et mitte edasi kanduda, keereldes oma ankrupunkti ümber. Sulawesi, mis voolas läbi jäämäe, tekitas ohtliku voolu, mis muutus iga minutiga tugevamaks. Nad pidid kohe lahkuma, enne kui neid sügavamale sisse tõmmatakse. Kuid väljapääsu poole ujudes, isegi kogu jõuga, liikusid nad vaevu voolu vastu. Nagu ookeani tagasivoolu kätte sattudes, haaras jäämägi nad taas enda haardesse, ilma kavatsuseta neid lahti lasta. Kauguses märgatud nõrk sinine valgus, mis viitas teisele väljapääsule, pani nad riskima. Nad lasid voorul end kaasa kanda, triivides tundus igavikuna. Lõpuks jõudsid nad turvaliselt välja, kuid õnnetus järgnes võidule. Tõustes pinnale kõrguvate jääkiildude väljal, täiesti erinevas väljumiskohas, polnud nende paati kusagil näha. Kui neid kiiresti ei leita, külmuvad nad minutitega surnuks. Vees ulpides tundis Jill end tühise täpina, saatuse mängukannina. Ta püüdis oma plagisevaid hambaid vaigistada, kuid alajahtumine saabus kiiresti. Kui kaua nad suudavad seda halastamatut külma veel taluda? Need neutraalse ujuvusega ülikonnad pakkusid vaid nappi kaitset, andes neile kõige rohkem mõned minutid. Siia lõksu jäädes oleks nende saatus otsustatud. Siis saabus õnnistatud pääste.
Tuulega kandusid Wessi kaugelt kostvad hüüded, millele järgnes Zodiaci mürisev mootor. Nad olid päästetud. Jilli jäädunud käed suutsid vaevu redelist kinni hoida. Tema jäsemed olid liiga tuimad, et tunda midagi muud kui kergendust. Vaatamata järjekordsele napile pääsemisele surmast, otsustasid nad teha veel ühe viimase sukeldumise, et võimalust maksimaalselt ära kasutada. Wes, kes oli taastunud ja stabiilne, nõudis, et ta saaks koopad jäädustada oma parima kaameraga. Kuid jäämäe sees tugevnes vool taas kiiresti, peaaegu lõksustades nad. Kui Jill neid välja juhtis, jäi Wes maha. Kui ta karjus abi järele, et oma kaamerat päästa, oli ta marus. Kaamera ei olnud oluline, kui nad surevad. Pärast võitlust halastamatu vooluga pääsesid nad lõpuks välja, ainult selleks, et silmitsi seista uue katastroofiga. Kerlev sulaveesi surus nad nüüd abitult jääpragu põhja, 130 jalga allpool. Jill vaatas paaniliselt libedaid seinu, otsides mingitki tuge. Siis tuli talle meelde, et jääd täitsid väikesed kalade tehtud augud. Ta surus oma külmunud sõrmed nendesse aukudesse, kasutades neid nagu ronimiskäepidemeid piinarikkal tõusul. Peaaegu 3 tundi hiljem tulid nad välja. Jilli käsi oli hall ja elutu, kuid nad olid selle eluohtliku riski napilt üle elanud. 2 tundi pärast sellest põrgust taastumist valmistusid nad sukelduma uuesti, viimast korda. Kui nad järgmist katset planeerisid, kostsid ootamatult tekilt karjed. Õudusega vaatasid nad, kuidas nende koopamaailm nende silme all tõmbles ja lagunes. Jäämägi, mis oli Jamaica suurune, vajus nende ees põhja, mattudes täielikult omaenda veehauasse. Kui nad oleksid veel sees olnud, poleks neil olnud mingit pääsu. Lõpuks olid nemad esimesed ja viimased, kes kunagi selle võimsa jäämäe sisemust nägid. Kuigi nad olid peaaegu hukule määratud, lubas see kütkestav, kuid surmav Antarktika neil vigastusteta läbi pääseda, kuid ainult napilt. Õnneks jäädvustasid nad koobastes rohkelt kaadreid, millest hiljem valmis dokumentaalfilm Ice Island. Jill ületas paljud takistused naisena sukeldumises ning teda peetakse nüüd üheks maailma parimaks. Tema ohtlik jäämäes tehtud sukeldumine on siiani tema värvika karjääri tipphetk. Kuigi ta on tuntud ookeani uurija, on ta oma jäise surmalähedase kogemuse üle mõeldes saanud ühe püsiva õppetunni. Külm halastab vaid ettevaatlikele. Niile, kes selle halastamatu tõe unustavad, ei anta teist võimalust. Aastatel pärast tema esimest reisi BB-15 kutsus Antarktika Jilli ikka ja jälle tagasi. Ta juhtis National Geographicu ekspeditsioone, et dokumenteerida jää all peituvaid lõputuid imesid. Üks rabav kujutis jäi talle meelde. Tulnuka oli kenuvorm, mis meenutas Veenuse kärbsepüüniseid ja oli jäämäe kristallseinte sisse maskeerunud. Millised muud saladused olid veel külmas sügavikus peidus? Avastada jäi veel terve elujagu imesid. Jilli töö heitis valgust Antarktika varjatud maailmale ja ohtudele, mida kliimamuutus sellele kujutas. Ta tõi tipptasemel teaduse kogu maailma publikuni oma raamatute, filmide ja meediaprojektide kaudu. Noored tüdrukud kirjutasid talle kirju, olles inspireeritud sellest julgest naisest, uurijast, kes sukeldus maa äärmustesse. Tehniliste sukeldujate eksklusiivses vennaskonnas austati nüüd Jilli kui teerajajat. Ta oli silmitsi seisnud maailma kõige vaenulikumate vetega ja tulnud sellest välja murdumata. Paljud pidasid tema BB-15 ekspeditsiooni sukeldujate esmakordsete saavutuste Mount Everestiks. Ta juhendas rõõmuga paljulubavaid sukeldujaid, andes edasi seda juhendamist, mida ta ise kunagi otsis. 20 aastat pärast tema läbimurdelist missiooni on BB-15 endiselt ainus jäämägi, kuhu on kunagi koopa sukeldutud. See jäine võõras maailm, mille ta avas, eksisteerib nüüd vaid mälestustes ja haruldastes arhiivikaadrites. Kui hilisemad ekspeditsioonid tagasi tulid, oli jäämägi külma sügavusse kadunud, kuid Jilli pärand jäi kestma. Ta tõestas, et sihikinnuse ja kujutlusvõimega pole maal ühtegi paika, mis jääks kättesaamatuks, ning tema töö inspireeris lugematuid julgeid naisi oma elus piire ületama. Jilli T oli ebatraditsiooniline, kuid ta julgustas tüdrukuid mitte piirama oma unistusi ühiskondlike tõkete tõttu. Jää kindlaks ja summuta välised kahtluse hääled, manitses ta. Kire ja pisaldusega avanevad võimatud maailmad siis, kui sa neid vajad. Sügavused ootavad neid, kellel on piisavalt julgust sukelduda.